Tere! Kui me viime Google Classroomi klassis või kursusel osalevate õpilastega läbi ka videokohtumisi, siis oleks õpilastele väga mugav, kui me erinevatel kursustel toimuvad videokohtumised lisaksime ka kursusega seotud Google'i kalendrisse. Enne veel, kui me hakkame neid kohtumisi kalendrisse lisama, tuletan meelde, et Google Classroomiga on seotud 2 erinevat kalendrit. Üks neist ülesannete kalender asub siin 3 kriipsu all ja valides Calendar. Siin me näeme ainult ülesandeid, mille õpilased peavad mingiks kindlaks kuupäevaks täitma ning me ei näe enda poolt sisestatud Google Classroomiga seotud üritusi, sündmusi, videokohtumisi ja nii edasi. Lähen siit tagasi. Google'i kalendrisse sisenemiseks, kus me saame erinevaid videokohtumisi lisada, on mitu erinevat meetodit. Me võime trükkida aadressi ribale calendar.google.com. Me võime minna siit 9 täpikese juurest paremalt poolt valida Calendar või me võime minna mõne kursuse peale, näiteks puu- ja köögiviljad, Classwork ja valida siit Google Calendar. Klikin hetkel siia. Uue videokohtumise kalendrisse kandmiseks on laias laastus 3 erinevat meetodit. Näitan need kõik järjest ära ning saate valida edaspidi endale kõige sobivama. Kindlasti võiks ka õpetajate vahel kokku leppida, et kõik õpetajad kasutaksid just ühte meetodit, sest siis on ka süsteem õpilastele ühtne. Esimene meetod. Klikin siia kella 5 peale ja lohistan kuni kella 6-ni. Ja sisestan nüüd siia kohtumise nime, näiteks videokohtumine 1. Vaatan, et kuupäev on õige, külalisi ei hakka lisama ja vajutan nupule Add Google Meet Video Conferencing. Meile luuakse automaatselt uus Google Meet videokohtumistoa link. See on nüüd selline link, millega saavad liituda ka õpilased oma isikliku Google'i kontoga või üldse Google'i kontot omamata. Kui me soovime kasutada juba varasemalt olemasolevat Google Meet linki, siis me saame vajutada siia noolele, pliiatsile ja kopeerida ja kleepida siia oma isikliku Google Meet toa koodi. Jätan hetkel selle koodi samaks. Ja oluline moment nüüd on siin allpool ääres, kus me saame valida, millise kursuse juurde see kohtumine käib. Hetkel ma tahan selle kohtumise lisada tegelikult puu- ja köögiviljade kursuse juurde. Seega ma klikin siia noolekese peale ja otsin üles puu- ja köögiviljad kursuse. Puu- ja köögiviljad 19.20. Valin selle ja salvestan kohtumise. Nüüd ongi see kohtumine lisatud Google Classroomi puu- ja köögiviljad kursuse juurde. Lähen nüüd õpilase vaatesse, avan õpilase kalendri ja näen, et see kohtumine on lisatud kalendrisse ka õpilasele. Kui õpilane avab oma kalendri, klikib siia kohtumise peale, tal on siin ka olemas automaatselt link, millega ta saab selle kohtumisega liituda. Ja õpilasel jäägi muud üle, kui vajutada lihtsalt Join Google Meet Video Conference ja ta ongi juba kohtumisel. Läheme nüüd tagasi õpetaja vaatesse. Vaatame nüüd, milline on teine meetod videokohtumise lisamiseks. Lisan siia ühe kohtumise kella 6-st 7-ni. Ja panen selle nimeks videokohtumine 2. Teise meetodi põhimõtteline erinevus seisneb selles, et seekord me lisame siia ka sellele kohtumisele külalised. Ja selle jaoks lähen nupule Add Guests, klikin siia peale ja me saame lisada siia külalisi ka ühekaupa. Näiteks me võime lisada isegi külalisi, kes sellel Classroomi kursusel üldse ei osale. Kuna me ka hetkel vaatame ürituste lisamist Classroomi põhiselt, siis me tahame seekord lisada kõiki Classroomi kursusel osalevaid õpilasi ja õpetajaid. Selleks trükin siia kursuse nime, millise kursuse õpilasi ja õpetajaid ma soovin lisada. Hetkel soovin lisada kursuse puu- ja köögiviljad õpilasi ja õpetajaid. Puu- ja köögiviljad. Ja meile pakutakse automaatselt selle Classroomi kursuse kõiki õpilasi ja õpetajaid. Klikin siia peale. Minnes noole peale, ma nüüd ka veel näen, et kõik need õpilased on siin olemas ja ka õpetaja on olemas. Vajutan uuesti noolest kinni. Ja mida me peame nüüd praegusel juhul meeles pidama, on see, et see kutse saadetakse praegusel juhul
nende isikute isiklikku Google'i kalendrisse. Ehk kui varasemalt see üritus saadeti ainult selle kursuse kalendrisse, siis nüüd ta läheb ka isiklikku kalendrisse. Kui me siit altpoolt valime ka kursuse, millisesse kalendrisse ta võiks minna, siis ta läheb 2 erinevasse kalendrisse. Ehk ta läheb kõikide kutsutute isiklikku kalendrisse, pluss ta läheb ka selle kursuse kalendrisse. Kui me ei soovi, et ta läheks kursuse kalendrisse, me võime määrata, et ta läheb meie enda isiklikku kalendrisse. Sellisel juhul ta on meie isiklikus kalendris ja kõikide kutsutute isiklikus kalendris. Kui me valime ka kursuse, puu- ja köögiviljad, siis ta läheb 2 kalendrisse, puu- ja köögiviljad kalendrisse ja kõikide kutsutute isiklikudesse kalendritesse. Jätan praegu nii, et ta läheb 2 kalendrisse, kursuse kalendrisse ja isiklikku kalendrisse. Salvestan. Ja meie käest küsitakse, kas me soovime saata ka kõikidele kutsututele eraldi e-maili selle kohta, et neid on sellisele üritusele, videokohtumisele kutsutud. Hetkel ma seda teha ei soovi. Lisaks meie käest küsitakse veel üle, kas me ikka soovime tõesti kutsuda kõiki Google Classroomi kursusel osalevaid inimesi. Jah, me soovime seda teha. Ja ka teine videokohtumine on salvestatud. Mille poolest erineb see teine videokohtumine nüüd siis esimesest? Läheme korraks õpilase kalendrisse ja ma näen, et see teine videokohtumine on õpilasele lisatud siia topelt. See must on selle kursuse kalender. Kui ma lülitaksin vasakpoolsest menüüst kursuse kalendri välja, puu- ja köögiviljad, siis kutse jääb ikkagi alles õpilase isikliku kalendrisse. Kui ma lülitaksin ka õpilase isikliku kalendri välja, siis seda kutset enam ei oleks. Või kui ma lülitan nüüd tagasi kursuse kalendri, siis ta näeb seda kutset ikkagi kursuse kalendris. Ehk õpilasel see kutse on olemas 2 kalendris, nii kursuse kalendris kui isiklikus kalendris. Isiklikus kalendris saab õpilane ka vastata, kas ta sellest üritusest saab osa võtta, ta ei saa sellest osa võtta või ta võib-olla saab osa võtta. Samamoodi saab ta mõlema ürituse teavituse alt selle Google Meet kohtumisega liituda. Lisaks, kui me saadame kutse ka õpilase isikliku kalendrisse, ilmub see ka tema Google Meet avalehele. Avame siin ühes sakis nüüd Google Meet avalehe ja ma näen, et õpilase vaates on see videokohtumine 2 siin kohe kuvatud. Ehk õpilane ei pea tegema midagi muud, kui tulema Google Meet avalehele, klikkima siia videokohtumine 2 peale ja ta on jällegi kohe videokohtumisel kohal. Läheme tagasi õpetaja kalendrisse. Vaatame, milline oleks 3. võimalus videokohtumise teavituse lisamiseks Google'i kalendrisse. Kuna iga Google Meet klassi ja kursusega saab liita oma kindla Google Meet toa, siis me võime kalendrisse jätta vaid õpilastele teavituse, et kohtume see ja see kellaaeg selle kursuse raames. Näitlikustamiseks lähen siia reedese päeva peale, lohistan 3-st 4-ni ja kirjutan videokohtumine 3. Seekord ma Google Meet linki ei lisa, valin ainult kursuse, mis kursuse raames me kohtume. Jällegi puu- ja köögiviljad 19.20. Ja valin ka seekord More Options, et näidata lihtsalt, millised valikud seal on. Ja More Options sealt me saame valida, millal see üritus kordub. Kas ta kordub iganädalaselt või igakuiselt ja nii edasi. Lisaks me saame siin teha kõiki teisi toiminguid, mida saime teha ka hüpikakna vaates. Salvestan kohtumise. Kui ma lähen nüüd õpilase vaatesse, siis ma näen, et see kohtumine on jällegi kalendris olemas. Ja ma klikin siia peale, mul ei ole enam kuvatud siin seda Google Meet linki, vaid ma näen ainult seda, et toimub videokohtumine sellel kellaajal ja selle kursuse raames. Puu- ja köögiviljad 19.20. Nüüd ma võin minna õpilasena otsida selle kursuse ülesse Classroomist, liigun õpilase Classroomi, otsin ülesse puu- ja köögiviljad 19.20 ja siin kursuse päises on kuvatud Meet link, millele ma võin klikkida ning ma jõuangi õigesse Google Meet videokohtumise tuppa.